Üha suurenevast tarbimishullusest tasub mõelda, kas katki läinud asju annab ehk parandada. Käisime uurimas, kui tihti enda katki läinud asju parandatakse ja kes on need taaskasutust väärtustavad meistrid. Kingsepp Rainer on oma suguvõsas juba 3. põlvkond, kes jalatsite parandamisega leiba teenib. Kui aga kunagi oli tema töökojas 6 meest töötamas, siis täna on ta seal üksi. Sedavõrd palju on tööd ajapikku vähemaks jäänud. Eks tööd jääb ikka vähemaks, kuna kingad on odavamaks läinud. Just need odavamapoolsed kingad. Et siis inimesed ostavad lihtsalt neid ühekordseid kingasid ja ei paranda pigem. Samas ütleb Rainer, et kalleid ja mingil moel armsaks saanud jalatseid inimesed siiski tahavad parandada ja tegelikult saab asja kõigest. Parandada saab ju igast asju, saab lappe panna, poolitaldu, konsaplekke. Ka siin on need lapid tulevad, siuksed väiksed lapid. Saab üleni selle ära siit vahetada. Kandadesse tulevad augud, saab kannavoodrid panna. Kui on siin lapp, siis on talla ääre lapp, pannakse siia lapp. Küll aga olevat välja õppinud Kingsepa meistrid väljasuremisohus, sest ühest küljest on nõudlus vähenenud, teisalt ei ole Kingsepa ametit võimalik kusagil õppida. Nii võibki juhtuda, et mõnes jalatsiparanduses ei osata klienti aidata. Tegelikult on jalanõusid võimalik venitada, vooderdada, kitsamaks teha, korda saab isegi teha vanad tossud, mis sageli prügikonteinerisse saadetakse. Siin oli ninas auk sees. Nii pannaksegi lapp siia all. Ja siis saad jälle edasi käi. Või kui sa siit vaatad, pool kontsa on maha käidud, see on kõik nagu üles kasvatatud tagasi. Teinekord tuleb ette ka seda, et jalanõud tuleb ehitada üles peaaegu et nullist. Siin nüüd läheb praktiliselt kõik vahetusse. Ainult see pealmine osa jääb alles. Läheb nii sisu seest vahetusse, kui siit kõik. No need tunduvad sellised ägedad kingad, et ilmselt siis sellepärast on otsustatud ikkagi taastada. Ja. Et siin läheb nüüd kõik vahetusse põhimõtteliselt. Seest ja kõik välisseed on. See on ikka väga suur töö vist. Jaa, see on suur töö, aga siis ta käib jälle sama kaua edasi. Tekstiilijäätmed on maailmas suureks probleemiks, sest puudub selline ühtne lahendus, kuidas neid taaskasutusse võtta. Ja seepärast siis võikski mõelda enne, kui selline üsna räsitud välja nägemisega nahtagi prügikasti juurde viia, et kas ehk saab sellest asja ja tuua see parandus töökotta. Inimesed tahavad oma riided. Ma ei tea, miks. Sellepärast tõesti kaupluses hinnad saab leia odavam. Paar kliendid, nad tulevad siia, ma mõtlen, et ma ümber tegin terve garderoobid. Ja see riidid 20 aastat vana, ükskõik, tulevad ja tahavad uuesti teha. Peamiselt soovitakse rõivaid lühemaks teha, värvida, lappida, lukke vahetada. Inna sõnul on võimalik korda teha igasugused riideesemed, nagu näiteks ka vanad nahktagid. Siin vaja värvida uuesti ja enne siin on väike aukud ja siis see kõik vaja liimida. Aga pärast värvime. Kes on aga mõelnud reisikohvri äraviskamise peale, siis ka sel pole mõtet. Siin oli suur auk ja siis esimene ma imblen see auk korralik ja pärast panen siia nahk. Et asjade parandamisele veidi hoogu juurde anda, on Tallinnas Kopli kogukonnakeskuses valmis saanud linna esimene kogukondlik parandustöökoda, mis tähendab seda, et kõik, kes soovivad midagi korda teha, võivad sammud sinna poole seada. Mida siin teha saab? Siin saab parandada oma tooli, siin saab parandada elektroonikat. Meil on erinevad töötoad plaanis. Esimene põhisuunitlus on puutöö, et esimesed seadmed, mis me oleme siia linna ja keskkonna investeerimiskeskuse abil soetanud, ongi puutöö seadmed ja kõik ülejäänud, mis saab tulema, on vastavalt kogukonna soovile. Ehk siis, mis on need nõudmised, mida on tarvis parandada vastavalt sellele ka seadmed. Sellega saab lõigata otse, sellega saab saagida kraadi all, sellega saab saagida nurga all. Parandustöökojas on aga ka rida vanu tööriistu, mida vajadusel kasutada. Siin võib-olla saab kasutada ka käsipuure. Need on siin minu isa ja vanaisa jäägid, nad on ka suured vana tööriistade kollektsionäärid. Et alustame taastamisest ja siis mõned võtame ka käiku. No mõni selline ka, mille kohta ei teagi, milleks see vajalik on?
Jah, siin on selline vahva seade, millest minul ei ole aimugi, mida sellega teha võiks, aga Google on suur ja lai, ma usun, et me saame targemaks. Alustuseks on ka kogu töökoja sisustus loodud taaskasutuse võtmes. Kõik on kusagilt kokku toodud ja kogukonna inimeste poolt valmis tehtud. See töölaud oli Kopli 93 majas. Vaatasime, et ohoo, ilus pikk laud. Ta oli väga kiibakas, igast otsast pidi teda painutama ja väänama. Ja siis me otsustasime, et sellest saab suurepärane sae aluslaud. Siin on sahtlid, mida ennem ei olnud, ka siit maja pealt kokku korjatud. Ema andis mulle veel paar sahtlit, need saab panna teisele poole, et vanast materjalist saab korraliku töölaua. Esimesed huvilisedki on oma mõtetega töökotta jõudnud. Igal juhul sellel poisil on plaan olemas. He have ideas. I don't have so much ideas like him. What kind of idea he has? He wants just to make a kind of toy man. Toy man? From wood. Interesting idea. There are tools that a lot of tools like this, for example, that you cannot have locally at home. Just it's not effective economically to have each tool at home for every person. Kas plaanite ka tulla siia midagi parandama? Kindlasti ja ma plaanin ka tuttavatele sellest rääkida. Minu see on nii äge idee, mis on siia teoks saanud. No te võtsite täna ka juba midagi kaasa, et mis teil kotis on, et mida nagu tahaks parandada? No kiiruga mõned pisikesed asjad, näiteks selline, see on suveniirlusikas. Et võimalusel ikkagi parandate, mitte ei osta uut õsemele? Ja, võimalusel parandan ja kasutan ka taaskasutuskauplusi, et mitte tekitada seda asjade kuhjumist, et mis edaspidi kuhugi prügimäele peaks viima. Kas selline asjade parandamine on jälle kuidagi moodi tulnud või? Ma arvan, et see tuleb teatud sorti teadmisest. Et kas see teadlikkus on, mis maailmas me oleme. Kui see teadlikkus on, siis sa oskad hinnata seda, mis sul on. Kui sul seda teadmist ei ole ja sa arvad, et kõike saab osta, kõike saab müüa, siis me oleme materialistlikus lõksus. Kui me mõistame, kuidas maailm toimib, siis me oskame hinnata seda, mis on ja oskame ka hoida ja väärtustada ja taaskasutada.